Tervist, mina olen Carcops autovalve müügijuht Riho ja täna vaatame, kuidas temperatuuri ja niiskust jälgida ladudes. Siin on ühe Tartu lao keskseade, mis paigaldatakse lao keskele. Seade on varustatud 12-voldise toitega ja seda saab vajadusel laos lihtsalt ümber tõsta. Anduri ja keskseadme vahel tekib Bluetooth ühendus, mille raadius on kuni 500 meetrit. Ühe keskseadmega saab ühendada kuni 4 temperatuuri ja niiskuse andurit. See on juhtmevaba temperatuuri ja niiskuse andur, mille eluiga on 15 aastat. Andurid saab paigaldada näiteks külmalao või kuivainete lao eri osadesse, kus hoitakse erinevaid kaupu ja soovitakse jälgida temperatuuri ja õhuniiskust. Selleks sobib ideaalselt Bluetooth temperatuuri ja niiskuse andur, mille saab paigaldada kahepoolse teibiga, kas seinale või riiuli külge ja täpselt sellisele kõrgusele, nagu teil vaja. Teavitab e-maili ja SMS-iga, kui laohoone mõnes osas ei vasta temperatuur või niiskus teie etteantud parameetritele. Samuti teavitatakse voolukatkestusest. Juhul kui vool peaks kaduma, saadab keskseade sellekohase teate ja töötab edasi sisese aku pealt. Sobib kasutada ka serveriruumis, kasvuhoones, ehitusobjektil, veinikeldris, kuivainete laos, loomakasvatuslautades, elusloomade transpordil, kaubadepoodes, külmikutes, veoautodes ja kaubikutes, millega veetakse temperatuuritundlikku kaupa, nagu näiteks lilled. Hoolitseb selle eest, et suvel lilled ära ei närtsiks ja talvel ära ei külmuks. Vaatame nüüd arvutist, kuidas kogu tarneahela temperatuuri jälgimine töötab. Selleks valige paremalt ülevalt nurgast rakendused ja rakenduste alt valige sensolaator. Kohe avaneb eraldi aken, kus on näha siis depood, kaubikud, kaamerad ja külmikud, ehk kõik tarneahela osad, kus me soovime siis temperatuuri ja niiskust jälgida. Alustuseks vaatame, kuidas logistik saab oma töölauda kohandada. Näiteks on siin tehtud andurid, mida saab visuaalselt vaadata ja saab neid teha endale siis kas väiksemaks või suuremaks. Samuti saab muuta ära tagatausta, mis on hetkel valge, aga saab taustaks panna ka näiteks siis sellise kaardivaate, kus on näha kõik depood, kaubikud, külmikud ja samamoodi jääb siis visuaalselt näha ka siin need andurid, mis on meile kõige olulisemad, nagu temperatuur ja niiskus, mida me soovime kogu aeg jälgida. Vaatame ka, kuidas logistik saab siis andurid endale meelepäraseks seadistada. Selleks valite siit mutrivõtme märgi ja saab valida erinevate vaadete hulgast, kuidas te soovite temperatuuri jälgida. Saab valida ka skaala ja siin siis ära määrata endale skaala väärtuse, aga meie võtame praegu sellise vaate ja saab siin ära määrata, milline on miinimumväärtus, milline on maksimumväärtus ja saab ära määrata ka värvid, millisest algab roheline, oranž ja punane. Kiiresti saab teha ka teavitused ja siis millisest väärtusest kuni millise väärtuseni. Kui on selles väärtuses, siis näiteks saada SMS-teavitus või siis saada e-mail-teavitus. Või kui määrate siin ära mingisuguse vahemiku ja soovite, et kui sellest vahemikust läheb välja, siis saadaks teile SMS ja e-mail-teate. Järgmisena vaatame siis Tallinna depoo graafikut. Selleks valige mutrivõtme kõrval olev graafikumärk. Võtame näiteks terve nädala. Siin on siis päeva ja kellaaja täpsusega näha, kuidas on temperatuur muutunud. Graafiku peal saab piirt edasi lohistada ja temperatuuri ja kellaaega täpselt vaadata. Saab ka siin siis vajadusel sisse zoomida. Vaatame ka siis Tallinna depoo niiskust. Võtame nädala. Ja siin on näha, et kõige kõrgem niiskus on olnud 38% ja see on olnud 23. augustil kell 6.26. Viskame pilgu peale ka siis Tartu depoole. Nagu näha, on temperatuur olnud suhteliselt stabiilne, selline 25 kraadi. Vahepeal on väiksed hüpped olnud.
Vaatame üle Tartu depoo niiskuse graafiku. Siin on juba natukene huvitavam graafik. Muidu on olnud stabiilselt selline 40-50% õhuniiskus, aga vahepeal, nagu näete, on hüpanud ka sellise 80-90% peale õhuniiskus. Saab täpselt siis kellaaja järgi ära vaadata, mis on selle põhjustanud. Ja sellistest hüpetest saate kindlasti ka e-mail ja SMS teated. Järgmiseks vaatame siis kaubikuid. Kaubikutel on pandud sellisel kujul temperatuuri jälgimine, kuna see on ainult üks sensor, mida me soovime jälgida, on temperatuur, on tehtud ta visuaalselt selliseks. Esimesel kaubikul on 18 kraadi, teisel kaubikul 15 ja kolmandal -2,6 kraadi. Jällegi logistik saab siit endale visuaalselt siis valida, kuidas ta soovib seda infot näha. Erinevad variandid on. Ja jällegi saab siit teha endale kiiresti teavituse, kui läheb näiteks mingisugusest piirkonnast välja, palun saada mulle e-mail või saada mulle SMS teavitus. Paneme siia ka taha taustaks siis kaardi. Logistik näeb ära, kus kohas asuvad kaubikud ja näeb ära ka siis nende kaubikute temperatuuri. Ei pea hakkama klõpsama eraldi kaubiku peale, vaatama, mis on tema temperatuur, vaid selle temperatuuri anduri väärtus jookseb siin juba visuaalselt. Kui nüüd logistikul on näiteks vaja jälgida kaubik 02 temperatuuri ajalugu, siis saab valida siit selle graafiku vaate, võtta näiteks terve nädala. Nagu näha, siis seistes on külmik töötanud väga hästi, temperatuuri on hoidnud alla -20. Ja siis siin, kui on toimunud sõidud, uksi on lahti tehtud, siis on temperatuur sellise 10 kraadi juurde, -10 kraadi juurde tõusnud. Aga üldiselt parkides töötab külmik väga hästi. Saab ka siis sisse zoomida, kui on vaja konkreetsemalt vaadata, või välja zoomida. Järgmiseks vaatame kaamerad. Siin on siis depoodesse paigaldatud kaamerad, mida saab väga hõlpsalt lisada ka siia keskkonda. Saab lisada ühe kaamera, saab lisada ka nii palju kaameraid, kui teil on, et teil oleks nii siis masinate vaade kui ka depoode kaamera vaade ühes ja samas keskkonnas. Väga hea on vaadata siis, milline masin parasjagu depoos kaupa peale laeb. Samuti saab ka siia panna personaalse tausta, näiteks selle sama kaardi vaate, ja me näeme ära, millised depood kus kohas asuvad, ja kui masin tuleb siia depoosse, siis on meil siit kaamera pealt see juba näha. Kaamera saab tõsta siis endale meelepärase koha peale kaardil, või siis teha selle nii suureks või väikseks, kui parasjagu logistikul vaja on. Järgmisena valime menüü külmikud. Külmikute all on näha, et Tallinna külmiku temperatuur on -27 kraadi ja Tartu külmiku temperatuur on 24,8 kraadi. Jällegi saab logistik endale lisada siis siia tagatausta, et on näha, kus siis need külmikud täpsemalt asuvad. Valides siis jälle selle ikooni, saab siit valida endale meelepärase vaate, teha jälle teavitused. Ja kui on vaja jälgida temperatuuri, saab võtta siit graafiku ja vaadata jälle siis kuupäeva ja kellaajaliselt, mis on temperatuur olnud. Niisama lihtne ongi võtta kogu tarneahela temperatuuri ja niiskuse jälgimine kontrolli alla. Veel mõned valdkonnad, kus antud lahendust kasutatakse, on puu- ja juurviljatransport, liha- ja kalatransport, kuivainete transport ja piimatoodete transport. Kui vedaja ei ole näiteks temperatuuri või niiskuse tingimustest kinni pidanud, siis võib kauba tellija vastuvõtmisest keelduda ja kauba tagastada. Sama poliitikat saavad rakendada ka ravimifirmad, kelle vaktsiinid ja muud tooted, mida transporditakse ja hoitakse kindla temperatuuri vahemiku juures. Külmaahela katkematuse tagamine ja kontroll on võimalik vaid siis, kui kogu tarneahela jooksul on niiskus ja temperatuur jälgitav. Seiret ei pea teostama enam inimene, vaid kaarkopsiga lepitakse kokku intervall, kui tihti salvestatakse mõõteandmed tabelisse.
näiteks iga 5 minuti järel kõikides tarneahela osades nagu külmikud, depood, transpordivahendite kaubaruum. Kriitilistest väärtustest teavitab süsteem juba automaatselt määratud isikuid. Toidu jälgitavuse tagamine võimaldab ohtliku toidu identifitseerimist ning seejärel selle eemaldamist või tagasikutsumist turult. Mida parem jälgitavuse süsteem, seda kiiremini on võimalik ohtlikku toitu turult eemaldada või tagasi kutsuda ja seda vähem kulukam on see käitlejale, rääkimata mainekahjust, kui riknenud toit peaks tarbijaniteni jõudma. Väga mugav on juhtmete andur panna ka külmakasti ja jälgida sealset temperatuuri autotranspordi käigus. Küsige pakkumist ka oma tarneahelale ja näete, kui mugavaks muutub temperatuuri jälgimine. Meeldivat kasutamist!